räägime Cleveroniga ka. Sten, et vähemalt meediast on Cleveronist jäänud mulje kui globaalsel tasemel tegijast, et olete ühel pildil olnud siin Walmarti, maailma suurima kaubamaja tegelastega ja Zara ja teiste hästi tuntud brändidega. Kuidas on teil õnnestunud siis nii-öelda jalg ukse vahele saada või kuidas on õnnestunud selliste, ma kujutan ette, et kui keegi tahab Walmarti või Zaraga koostööd teha, et see ei ole nii, et sa helistad või kirjutad, et hakkame koostööd tegema, et see tõenäoliselt on ikka päris keeruline protsess, et kuidas see käib? No see on üks hull töö. Aga et seda õigesti teha, siis jah, see on võtnud aega, ütleme selline lähevad tavaliselt 1,5–2 aastat. On see periood, kus need suured, nii Walmart kui ka Zara, siis ütleme Inditexi grupp tervikuna. Ja ma kindlasti tahan tulevikus aega lühendada ja selleks on erinevad mõtted ja viisid, kuidas seda proovida vähemalt lühendada. Aga siin sama nagu ka Pipedrive rääkis, siis need organisatsioonid on keerulised, inimesi on mitu ja nendel kõik on oma huvid. Et kui sa ühe suudad ära rääkida, siis järgmine ütleb, et ma ei saanud ikka sellest osast aru ja siis see läheb uuesti. Meie eelis võib-olla on see, et meie toode on tõesti hea. Ja ka Walmartil, Zaral, teistel on suurtel jaekettidel on olemas probleem, mida me suudame väga hästi lahendada. Ja see toob meid kindlasti oluliselt kergemini laua taha. Mitte see, et me nagu lipsustele lahenduse maha müüme, vaid see, et me saame laua taha. Aga kui oluline, ütleme, ma ei taha küll seda raudkapi sõna kasutada, aga ütleme, need tehnoloogilised lahendused, mis teil on füüsilisel kujul, et need on ka ilmselt ju kopeeritavad, et kindlasti on kuskilt Hiinast mõni osav insener teie selle kapi endale koju viinud ja järgi teinud ja võib-olla odavamalt. Jah, kui me räägime, kui sa nimetad kapiks, selles kapis robootilises umbes 6000 komponenti, et jah, me toodame kappe, ehk siis nii-öelda neid paki tavalisi automaate, kus on lahtrid ja toodame siis robootilise lahendusi, kus siis sees on hoopis tehnoloogilised lahendused. Jah, on tehtud järgi ja tehtud isegi nii hästi järgi, et kui meil oli ühel messil üleval prototüüp, kus olid sellised augud hästi vajasse kohta, siis ka need augud tehti järgi. Nad ei tead, milleks need on, aga nad tehakse, tegid need augud. Et ikka kõik õigesti järgi teha. Ja me vaidleme nendega Hiinas ühe konkreetsega päris korralikult, ütleme sellisel kohtutasemel. Ja hetkel me teisi ei tea, et oleks järgi tehtud. Ütleme, selles lahenduses ongi oluline see, et me võimalikult väiksele kaubanduspinnale mahutame võimalikult palju pakke ja anname võimalikult kiiresti need kätte. Ja siis ka sisestamine kauplustöötajate poolt on lihtne ja kiire. Sellisele me oleme täna täiesti selgelt maailmas turuliidrid, neid tuleb, kindlasti tuleb, kõik tehakse järgi. Kas just järgi, aga mõeldakse natuke teistsugused lahendusi ja nii edasi, aga meie eelisellegi on see, et me ei maga, et meil tagatubades on päris palju põnevat juba olemas, et me tahame seda turuliidri staatust kindlasti ka säilitada. See omakorda toob jällegi uued jaeketid meile laua taha. Enne me rääkisime müügi ja toote suhtest, et kumb on olulisem, et kuidas teil see suhe on selle nii-öelda toote innovaatilisuse ja müügi siis kvaliteedi ja müügi jõulisuse vahel? Ma ütleks, et see on selline, me turunduses näiteks, me ei tee eraldi Cleveroni brändi. Meie bränd ja meie kuvand on meie toode. See on see, mis aitab meil müüa ja ongi see eelis, et kui meil oleks kehv toode, me võime olla ükskõik pea müügimehed, seda ei ole vaja. Ehk siis teistpidi, kui sul on väga hea toode, aga keegi seda aru ei saa või ta ei oska seda näha või ta oska seda probleemi, mis tal on siduda selle lahendusega, siis sellegi ei ole nagu vahet. Ehk siis meil täna me tegelikult on puhtalt müügiinimesi, kes töötavad päevast päeva müügiga on 6. Meil on hunnik agente üle maailma, et kuna me täna tõesti tegutseme Ameerikas, Euroopas, nüüd tahame minna Austraaliasse, Jaapanisse, Indiat kaalun veel, et seal on, mis meil näiteks ei ole seda, et haldurite vahel on räägatud kliendid või geograafiline piirkond, meil käib keele järgi. Ehk siis mis keelt haldur oskab, sellele klient läheb. Sest hästi oluline on see, et miks me agente kasutame, on kohalik kultuuriruum. Nemad saavad sealt palju lähemale nende otsustajate juurde kiiremini samas kultuuriruumis. Isegi kui äriline otsus tehakse inglise keeles, siis see, et masinat paigaldada kuskil kohta, on väga palju detaile, mis tihtilugu jääb keele barjääri taha. Siis meil jälle haldur mõte, kes kohalikku keelt oskab, saavad edasi ära arutada. Ehk siis see keele olemus on sellise rahvusvahelise turu müües hästi oluline. Üks asi, millega me hästi palju vaidleme klientidega, on see, et meie masinatel tänaseni on ja me jätkame seda jönni Cleveroni logo peal. Ei taha teha haldavõttu ei Walmartile, ega Zarale, ega kellelegi kolmandale. Cleveron peab olema esindatud. Ja see vaidlused lähevad aegalt nagu sellisele tasemele, et me tahame pakkumise välja, siis tuleb sealt erinevaid punkte ja siis on see logo. Esimene on see, et võtame logo ära.
kirjutame minust, et see ei ole nagu arutelu koht, on jääb. Okei, siis tuleb muid asju teemast tuleb peale see, et aga kas me tõstame natuke teise kohtasid? Kirjutame uuesti, ei, see ei ole nagu arutelu koht, see on seal ja jääb sinna. Siis tuleb järgmine see, et okei, arutame siis järgmised 4 minutit. Me ei aruta seda, aga järgmised 4 minutit juures. Kui selline välja, et seisame masina ees, masina püsti, paigaldatud, et logo on seal. Keegi küsib, et äkki selle logo saaks natukene siia poole panna, siis me ütleme, et muidugi saab, aga koos masinaga. Ehk siis, aga kas see, kui te olete jäigad nagu selles küsimuses, kas seda nagu pigem hinnatakse, et te olete põhimõttekindlad või peetakse seda selliseks mingiks jäärepäisuseks? Jällegi, kuidas seda selgitada, et loomulikult nagu algus peetakse, aga siis me ka kirjeldame ära, et me tahame ka oma brändi ehitada, me tahame, et Eesti oleks nagu tööstusmaailmas nagu tuntud, et ei ole ainult IT-maailm, et nii kui me selleks haldusvõttu libedale teele lähme, siis koome nagu tegelikult turupinult ära. Ja on osad kliendid ka jäänud peamiselt süüksete põhjuste pärast tulemata, üks näiteks väike Amazon, et ta ei olnud nõus, tema tahtis oma levelit kõik, me ei olnud ka nõus, sinna see jäi. Aga kohtusime meile 6 aega tagasi, nii et vaatame, mis seda saab.